Kallid lõpetajad, head kolleegid, külalised, mu daamid ja härrad. Mul on au tervitada teid Eesti Infotehnoloogia Kolledži 11. lennu lõpuaktusel. Austatud lõpetajad, täna on tähtis päev teie jaoks, aga täna on eriline päev ka teile, lugupeetud lõpetajate vanemad, vanavanemad, abikaasad, õed-vennad, lapsed. Palju õnne ka teile kõigile. Täna saadame siit pidulikust Estonia teatrisaalist teele Eesti Infotehnoloogia Kolledži 11. lennu. Meil on väga hea meel anda üle siin 63 lõpudiplomit ja nende hulgas 5 diplomit cum laude. Kui vaadata erialati, siis täna saavad lõpudiplomi 34 IT-süsteemide administreerimise eriala lõpetajat, 21 IT-süsteemide arenduse eriala lõpetajat, 4 infosüsteemide analüüsispetsialisti ja 4 tehnosuhtluse õppekaval lõpetajat. Eesti Infotehnoloogia Kolledž on saanud 13-aastaseks. Kõrgkooli jaoks näitab selline vanus juba teatud küpsus. Ja meie kolledž on selja taha jätnud kasvuraskused ja toimetab Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haridusmaastikul juba teatud tuntud tegijana. Meie omaniku Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse muutumisel 2. maist sellel aastal Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuseks on toimunud teatud muutused ka kolledži positsioneerumisel sihtasutuse struktuuris. Ja alates selle aasta maist on kolledž saavutanud suurema iseseisvuse ja jätkab vast moodustatud sihtasutuse struktuuris ühe sidusasutuse. Meie kolledž on alati pidanud oluliseks meie poolt antava hariduse kvaliteeti. Selle aasta aprillikuus külastas meie kolledžit Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri poolt moodustatud institutsionaalse akrediteerimise rahvusvaheline ekspertkomisjon. 3 tööpäeva jooksul kohtus komisjon nii sihtasutuse kui kolledži töötajate ja õppejõududega, meie üliõpilaste ja vilistlastega ning ka tööandjate esindajatega. Suur tänu kõigile teile, kes te ekspertidega kohtudes suurepärast tööd tegi. Üks kinnitus sellele, et Eesti Infotehnoloogia Kolledž on valinud õige tee, on Eesti kõrgkoolide vilistlaste uuring, mis näitab, et kõik meie lõpetajad leiavad meelepärase töö ning nende tööandjad on nõus neile maksma ka väga head palka. Me ajame kolledži asja siin Eestimaal, aga aeg-ajalt on kasulik vaadata ka kaugemale ja uurida, mida IKT maailma suurimad tegijad mõtlema. Ma arvan, et veel pikka aega on Steve Jobs üheks selliseks persooniks, kelle mõtteid ja tegusid tasub uurida ja analüüsida. Ja Steve Jobs on 2007. aastal T5 konverentsil pealkirjaga kõik digitaalsed asjad ütelnud järgmist. Me ei arva, et üks ettevõte suudab kõike teha. Seega tuleb olla partnerlussuhetes inimestega, kes on milleski tõeliselt hea. Mul on väga hea meel tõdeda, et Eesti Infotehnoloogia Kolledž on sõltumata Steve Jobsi poolt öeldust toimetanud juba pikka aega sama põhimõtte järgi. Ma tahan tänase tähtsa päeva puhul tänada kõiki meie õppejõude, nii kolledži korralisi õppejõude, kui ka häid kolleege Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist ning loomulikult IT tippspetsialiste paljudest Eesti juhtivatest IKT-ettevõtetest, kes on leidnud aega jagada oma teadmisi ja anda edasi vajalikke oskusi meie üliõpilastele. Selline laiapõhjaline õppejõudude kogu ning erinevate IKT-firmade toetus on taganud selle, et me saame õpetada oma üliõpilastele kaasaegsetes õpperuumides ja laboritest just enim kasutatavaid tehnoloogiaid ja meetodeid. Meie häid suhted ettevõtetega näitab ka see, et möödunud õppeaastal andsime me välja 18 firma stipendiumi meie üliõpilastele. Läbi aastate on kolledžis väga aktiivselt tegutsenud robotiklubi, kelle võistlusrobot Neve 3 pärvis ka viimasel Robotexi võistlusel auhinnalise 3. koha. Oma koha kolledži elus on leidnud meie üliõpilaste meediaklubi ja loomulikult meie üliõpilased on väga aktiivselt osalenud
ITL-i poolt paljudes koolides korraldatud IT tutvustamisüritused. Suur tänu ka teile! Meie lõpetajate head kvaliteeti näitab ka see, et üha rohkem ja rohkem meie lõpetajaid peab vajalikuks jätkata oma õpinguid magistriõppes, kas siis Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis või välismaa ülikoolides. IKT valdkonna areng on väga kiire ja ainult parima haridusega spetsialistid suudavad selles vallas edukalt muutustega kaasas käia. Iga kõrgkooli uhkuseks on tema vilistlased. Vaatamata noorusele on kolledžil peale tänast aktust juba 634 vilistlast, kellest nii mitmedki on leidnud tee õppejõududena tagasi kolledžisse. Ma usun, et kolledži vilistlasportaal ja hetkel loomisel olev ning loodetavasti aktiivselt toimetama asuv vilistlaskogu aitab veelgi parandada meie koostööd vilistlastega. Armsad lõpetajad, ma usun siiralt, et te olete valmis arenema kompetentseteks, konkurentsivõimelisteks ja ettevõtlikeks noorteks nii Eesti kui ka maailma ulatuses. Loodame teid tulevikus näha aktiivsete vilistlaste meie kooli koostööpartneritena ja mõnda teist sooviks kindlasti näha ka meie kooli õppejõuna. Lugupeetud õpetajad, loodan, et Eesti Infotehnoloogia kolledžis veedetud aastad on suutnud anda teile julgust ja motivatsiooni edasiseks arenguks. Valitud erialal oodatakse teilt pidevat enesetäiendamist. Siin tahaks teile meelde tuletada, et ka Eesti Infotehnoloogia kolledž käib valdkonna kiire arenguga kaasas ja lisaks tasemeõppele pakume me laias valikus ka täiendõppekursusi. Miks mitte tulla vahel tagasi kodusesse kolledžisse, et hingata mõned sõõmud akadeemilist õhku. Head lõpetajad, teie ees seisavad valikud nii haridusteel kui tööelus. Arvan, et sõltumata sellest, mida te tegema hakkate, on kõige tähtsam see, et te püüate seda teha hästi. Soovin 2013. aasta lõpetajatele kõrget lendu.